Hea Tabasalu gümnaasiumi teine lend. Küll see aeg lendab kiiresti. Alles me kohtusime ja juba te sätite ära lendama. Ma tänan teid kõiki, sest mina olen teid õpetades palju targemaks saanud. Kas ka vastupidi, seda näitab aeg. Ma soovin teile kõigile oma elutee ära tundmist ja inimlikku õnne ja armastust. Armas G3 ma pean tegelikult ütlema, et te päriselt meeldite mulle. Eks iga aasta on meie lennud oma nägu ja varasemate koolide kogemus on see, et see lend, kes uues koolis alustab nii nagu teie alustasite, ehk siis G2-na, et nendega on kõige raskem, aga peaks ütlema, et meil niimoodi läinud. Ehk siis minu vaatest olete te kogu aeg olnud väga kihvtid, te olete väga omanäolised, omapärased, selles mõttes, et te olete tahtnud teha asju omamoodi, aga mina pole kunagi tundnud, et see, kuidas teie tahate koolis asju ajada, oleks kuidagi risti vastupidi sellele, kuidas meie näeme, et asju võiks koolis ajada. Tere G3! Ma jäin mõtlema, et kuigi ma ei ole see aasta enam teie õpetaja, siis ometi selle ühe aastaga, mis me koos veetsime füüsikatund, siis jõudsite mulle kuidagi väga kiiresti hinge. Ma mõtlesin sellele, et olenemata sellest, et ma ei ole enam teie õpetaja, ma näen teid ikka kooli peal, te tulete muga rääkima, ma ei tea, ma näen Iljad kuskil investeerimisüritustel või Veronika toob mulle raamatuid, mida lugeda, Rennes pommitab mind lausa videotega, mida vaadata ja füüsikatunnis teistele näidata. Ma saan pidevalt uut inspiratsiooni oma tundidesse ja Maria toob küpsiseid, mida ta teinud on ja nii edasi. Kõigiga teiega on nii tore suhtlus olnud. Ja ma tahakski seda, et tegelikult ikkagi see huvi, mida ma nägin teis tunnis tekkivat, isegi kellele füüsika meeldinud, ta ikka vaatas mulle otsa, kuulas, mõtles. Ma soovin, et see siuke teadmist himu oleks teis edasi. Ja kui te mind ikka näete, ka pärast seda, kui te selle kooli olete lõpetanud, siis te ikka tuleks viskaks käppa ja räägiks ja ütleks, kuidas teil elus läheb ja ma loodan, et see on alati ainult positiivne, kuidas teil läheb. Milline on üks roos? Roos on kaunis ja veetlev. Roos on meeldejääv, väärikas, isegi standardne, kui nii mõelda. Aga olles nüüd paar peatükki edasi liikunud, siis on minus süvenenud teadmine, et kuigi roos on kahtlemata kaunis, siis on õisi, mis on roosist oluliselt elujõulisemad. Ma loodan enim, et sul jätkub julgust järgneda oma südamele, isegi kui see tähendab, et sinust ei saa roos, vaid saab hoopis päevalill või rododendron. Tšau! Ma soovin teile kõige head muidugi edu eksamitel. Soovin, et elus kõik läheks teil hästi. Vahepeal tuleb muidugi raskusi, aga ärge muretsege, kõik läheb hästi. Jääge positiivseteks, olge julged, aktiivsed. Alati võtke osa erinevatest üritustest. Reisige palju. Ja kindlasti tulge vahepeal meile külla ka või saatke kirju. Rääkige meile ka, et kuidas teil läheb. Kõike head. Valu on vältimatu, kannatamine on valik. Nii, G3 ütleks, et minu jaoks isegi kõige raskem publik, alates G2-st. Üks grupp, kes ajas mind isegi nutma ühes õppevõimestamises. Või pärast nutsime, et see üksinda, et väga meeleolukas. Aga et võib-olla ütleks isegi, et olete rohkem täiskasvanud kui mina. Ja sellepärast on ka olnud mul väga palju õppimiskohti tänu teile. Nii et aitäh! Teie selline heas mõttes mõnede asjade vastumeelsus või nii-öelda oma hääle kasutamine, et teeks nagu midagi teistmoodi või muud moodi, et me tegelikult püüdsime seda üsna palju nagu arvesse võtta. Et selles suhtes saab teile nagu öelda aitäh, et te panite mind vähemalt nagu ma pidin kohanema seda, et kuidas nagu otsuseid kiiremini muutma ja vastu võtma. Kui teid siin kooli peal kohates ja nähes, saan küll öelda, et te olete sel aastal mulle tundumas siiski
sellised, kes on enesekindlamad, rõõmsameelsemad. ja ma arvan, et see viimane aasta on olnud seeläbi teil ka siis edukam ja et olete valmis oma viimast spurti sooritama ehk siis eksamiperioodi läbima. Minu vanaema ütles mulle, 3 asja peame me soovima. Tervist, rõõmu ja sõpru. 3 asja peame me valitsema. Oma iseloomu, keelt ja käitumist. 3 asja peame me arendama. Headust, julgust ja ligimese armastust. 3 asja peame me vältima. Julmust, ülbust ja tänamatust. 3 asja peame me imetlema. Looduse ilu, lapsi ja vanainimesi. Aitäh, edu! Ma tahan teile soovida edasiseks rohkem enesekindlust, rohkem enese väärtuse tundmist. Ma olen tajunud riigieksamiks valmistudes teiega, et paljud teist alahindavad oma võimeid. Teil on võimeid rohkem, kui te arvata oskate ja edaspidises elus katsuge neid efektiivsemalt kasutada, näha seoseid oma erinevate teadmiste vahel, mida te olete siin koolis omandanud ja sellest kõigest võtta maksimaalne kasu. Soovin, et teil läheks elus kõik hästi, et te saaksite sinna, kuhu te tahate, millal tahate ja et teie soovid täituksid. Mina loodan, et teie eksamid lähevad täpselt nii hästi, nagu te ise soovite ja tahate. Ma loodan, et meie kool on teile andnud kaasa tegutsemistahet ja seda, et edaspidine elu pärast meie kooli läheb veel paremaks. Nii et aitäh teile, ärge meid ka unustage, jääge meie aktiivseteks vilistlasteks ja edu edaspidi. Aitäh! Ma olen näinud sind muutumas. Kui sa esimesel aastal tulid, siis kõlas häälekalt mõte, et tore, kui riigieksamilt saaks 1 punkti, et siis oleks juba kõik hästi. Sellel aastal ma seda mõtet enam ei kuule ja mul on selle üle väga hea meel. Sellel aastal on sul hoopis teised mõtted. Sa mõtled oma tulevikule ja sa mõtled, mis sinust saab. On olnud tore osaleda vestlustes, kus arutad, kas oled oma koolikaaslastega sõber ka pärast gümnaasiumi lõppu. Ma näen, et sa muretsed. Muretsed oma tuleviku pärast ja selle pärast, kas sa teed õigeid valikuid. Aga tegelikult ei ole õigeid või valesid valikuid. On sinu sammud, sinu teel. Ja mul on hea meel, et ma olen saanud sinuga sellel teel koos käia. Ma soovin sinule julgust ja pealehakkamist ja ära unusta pause teha. Tere, hea G3. Mul on siin küsimused tahvli peal ja esimene küsimus on meeldejäävad emotsioonid või hetked teiega. Ja nii naljakas, kui see ka ei oleks, siis kõige esimene asi, mis mul meenub teie lennu peale mõeldes, on tegelikult oktoobrikuu ja aasta 2020, kui te olite värsked kümnendikud ja toonasesse Tabasalu ühisgümnaasiumisse pidime me tulema rääkima teile tulevase Tabasalu gümnaasiumi konditsioonist. Olgem ausad, me isegi ei saanud päris aru, mida me teeme ja teie toonased pilgud, kus te ei saanud väga hästi aru, mis asjad on kursused, mida tegema peab ja teie põhiline küsimus oli see, et kas autokooli saab ja kas ikkagi on hea söök. Ehk siis kuidagi need 2 küsimust on jäänud mind saatma. Kevad 2023 lõpukell G3-l. Me elame ilusate hetkede nimel ja ma ei tea, kas täna sinu jaoks on see hetk ilus või sa juba oled kärsitu, et saaks kõik läbi, oleks juba kool lõpetatud. Aga ma tahan sulle soovida seda, mida mina tunnen või millise tundega ma mõtlen oma kooli ajale, et need ilusad hetked oleksid kauem kestnud, ma oleksin seda võib-olla rohkem osanud väärtustada. Ja sellegipoolest ma soovin, et kõik need mõtted
sul täituksid ja sa lõpetaksid selle kooli niisuguste hinnetega sellises kleidis või ülikonnas, nagu sa oled oodanud ja soovinud. Õnne, edu ja kohtume lõpuaktusel. Teid ootavad ees peagi uued ja suuremad Elumere sadamad. Hoidke kurssi ja tasakaalu. Unistage suurelt ja lennake julgelt. Minu südames on teil alatiseks kindel koht. Aitäh teile. G3. Minu jaoks olete te siis nagu õhupallid. Sellised, millel on selline tugev vars, aga nagu ikka, et õhupall püsti seisaks, tuleb siin õhk sisse puhuda. Aga selle jaoks, et lendu minna, tuleb sealt ka natukene õhku välja lasta. Ja selle jaoks, et midagi toekat sisse panna, on vaja tavaliselt heeliumit. Aga teie mõttes võiks see heelium olla selline tarkus, et laske endast õhk välja, pange tarkus sisse ja see võimaldab teil siis lendu tõusta. Nii et kõrget lendu teile. Miks ma üldse tulin siia? Ma tulin kõik ainult selle pärast, et mu G31 on mulle väga kallis ja väga armas. Ma tunnen teist paljusi juba ju nüüd 8 aastat. 8 aastat. See on ikka metsik aeg. Ja selle aja jooksul oleme nii palju koos kasvanud. Küll alguses matemaatikas ainult, aga pärast 10. klassis ka juba klassijuhatajana ja selles mõttes klassina koos. Ma soovin teile kõige paremat, et eksamid läheksid teil hästi, kõigil G3, mitte ainult G31, et endast parima annaksite. Ma tean, te olete selleks võimelised, kui ennast kokku võtate. Ja mõelge siis positiivselt, mõelge selle peale, et 12 aastat on peaaegu läbi. Veel viimane ponnistus. Olete üle koera saanud, saate üle koera saba ka. Ja siis saate minna ja teha täpselt seda, mis te ise tahate. Parimat teil. G31. No nii, G3. Mis ma oskan öelda? Te olete olnud paras peavalu, aga tegelikult olete te olnud rohkem armsad ja nunnud kui peavalu. Ja meil on olnud mitmeid toredaid koos veedetud päevi ja aegu üldse. G3, minu G3, G34 on mulle õpetanud kannatlikkust, usaldust, usaldage kontrolli, aga eelkõige kannatlikkust. Ja loomulikult olete õpetanud mind olema mentor, kuidas olla, kuidas teiega hästi läbi saada, kuidas teie usaldust võita. Et see on olnud midagi sellist, mida ma varem ei ole kogenud, nii et ma olen teile väga tänulik. Kui sul on avatud süda, siis loomulikult sa võid mingil hetkel haiget saada, aga kui sa oled avatud südamega, siis jõuavad sinuni ka väga ilusad kogemused, nii et tuult tiibadesse teile armsad. Enda mentorgrupi puhul ma tohutult hindan seda soojust ja mõistmist, mida ma olen teie käest saanud siis, kui mind alati ei ole teie jaoks olemas, siis kui teil vaja on olnud. Ma ei suuda öelda, mis on selline naljakam emotsioon teiega, aga kohati see teie selline ühest küljest täielik ükskõiksus kõige vastu, mida me koos teeme või räägime, aga siis sealt edasi jälle mingisugune järgmisel hetkel täielik selline kaasas olemine, et võib-olla teie G2-s põgenemistoas käimine minu jaoks iseloomustab seda kõige paremini, kus enne seda me istusime kõik telefonides, ma mõtlesin, et awkward ja pärast seda oli nalja ja emotsiooni kui palju. Ja lisaks teie puhul see mõistmine, teie mõistmine, et kui sa paned sisse panust, siis sealt midagi tuleb välja. Ma olen enda mentorgrupile korduvalt küsinud, et mis juhtus, et ühel hetkel oli mure, et tuleb välja arvata pool mentorgruppi
ja natuke aega hiljem ei saanud kedagi välja arvata. Kurb. Mõelge alati läbi, mis on oluline, mis on tegelikult oluline. Ärge tehke asju, mis on olulised sellepärast, et nad justkui on kellegi teise arvates olulised. Aeg on piiratud ressurss ja te saate seda panna väga vähestesse kohtadesse. Mõelge läbi, miks te midagi teete, kuhu seda panete ja kas see, kuhu seda aega panete, suures plaanis on ka midagi väärt. Edasises elus, et teil oleks palju avatud meelt ja ma usun, et kõik eksamid ja õpingud lähevad teil hästi ja me kohtume siis juba teie lõpuaktusel.